võlgutamisele siin Saaremaal tegeled ka natukene mesindusega, et kuidas see saak viimasel ajal olnud on või viimastel aastatel? See ongi mõtete mõlgutamise üks osa, et minu arust mesilastega tegelemine on üks kõige toredamaid asju üldse, mis maailmas olemas on, et kogu see lõhnade maailm, mis sealt tuleb ja teised tähendused, see on sedavõrd eriline, et see on kõige toredam aeg üldse. Aga jah, mis saaki puutub, siis nagu sa isegi aru saad, siis seda tüüpi inimesel tõenäoliselt see saak ei ole primaarne, et kõik need muud asjad on tähtsamad, et üle-eelmine aasta mäletan, oli 480 kilo äkki. Ja eelmine aasta oli siis selline kehvem aasta oli 120 kilo, ja hiljuti tarbisime ära üle-eelmise aasta saagi viimase purgi, et me sööme kõik asju meega, et suhkruga ei söö mitte midagi, et maja on mett täis kogu aeg. Et tarbid ainult ise või jätkub mõnikord ikka sõpradele ka viimiseks? Sõpradele tuleb ka viia, aga nagu põhimõtteliselt ei müü, et kingin, annan, jah. See on üks tähendusi. Aga kui tulla nüüd jalgpalli juurde, meistrite liiga finaal ees ootamas, oled sinna ise minemas, millised ootused mängu suhtes? No jah, olen praegu juba tegelikult teel sinna ja ootus on selline, et Juventus on aasta-aastalt ehitanud ennast samm-sammult üles ja võib-olla kõlab kummaliselt see ülesehitamise jutt, sest nad on ju pidevalt Itaalia meistrid olnud ja meistrite liiga finaali ka päris sagedasti jõudnud. Aga võib-olla ootus ongi nagu see, et ma arvan, et Juventus Madridi Reali vastasseisus Juventuse šansid on paremad kui kunagi varem. Ja miks see mulle konkreetselt imponeerib, et üks teemasid, mida ma jalgpallis praegu mõtlen, on see, et jalgpallis on selline ajastu, kus selliseid nagu kaitsvaid kaitsemängijaid ja kaitsvaid loogikaid nagu vähe arvestatakse ja kaitses väga sageli mängivad, kuidas öelda, kas ebaõnnestunud ründajad või midagi sellist, et Juventus ikkagi hiilgab just nimelt selle poolest, et neil on tõesti väga kaitsvad, väga head kaitsemängijad ja kes on võimelised ka siis ründava jalgpalli juures tegelikult hoidma vastaseid kuival, vastase ründajaid kuival. Et see on võib-olla üks huvitavamaid asju, mida mina sellest mängust ootan. Ja oleks tegelikult ju tore, kui Gianluigi Buffon saaks siin karjääri lõpetuseks veel meistrite liiga võidu. Ma küll ei usu, et ta veel lõpetama hakkab, aga ütleme, et sinna suunas ikkagi ühel hetkel liigub ja tõepoolest jah. Ja Madridi Real on teatavasti jälle selline klubi, et tal on nagu oma fännid ja siis suur hulk teisi nagu jalgpallihuvilisi reageerivad pigem negatiivselt, et väike, ma püüan küll mitte olla selle negatiivsest lähenev inimene, aga väike see moment on ikkagi ka jälle, et ütleme siis võiks pigem võita siis selline suur raha selle meeletu raha üle, et see oleks ka selline tore tähendus. Aga üldsus kindlasti teab, et sina kuskil kaugel ega ka lähedal lennukiga ei käi, et sinna siis pikk autosõit ees, et kui rasked need sõidud sinu jaoks on või kui huvitavad vastupidi? Nad on ikka, ja mõlemad tegelikult, et iga tegevus, mida sa pead keskendunult tegema, on lõpuks ju keeruline, aga loomulikult ma olen sellega harjunud, aga nad on huvitavad ka, et ega ma ei lähe ainult selle mängu pärast, et tegelikult mul on suur hulk erinevaid asju tee peal kokku lepitud ja seal koha peal ja see on ainult üks väike nagu killukene sellest, aga tegelikult need Euroopa distantsid ei ole nii suured, et autoga nende üle nagu liigselt ennast peaks mõtlema, et see on nagu keeruline, et ma kõnelen võib-olla need keerulised ülesanded võib-olla ka enda jaoks nagu lihtsamaks ise enda sees, et Cardiff, Briti saared, see on tegelikult kui on tulnud Maltale Istanbulis mitu korda autoga käia, siis sinna Briti saartele minna, see ei ole sugugi keeruline, see on väga lihtne. Aga tuleme nüüd ka Eesti jalgpalli juurde, et karikavõistluste mänge nüüd algaval hooajal Tallinna Televisioon üle kannab. 21. juunil juba uus karikavõistluste hooaeg algab, tegelikult alles üks lõppes, Infonet siin karikavõitjaks tuli, et kuidas oled praegu rahul üldse Eesti klubi jalgpalli tasemega? No on nagu kaks tähendust, et ühtepidi me liigume
oma siis sammukestega edasi ja nii see peabki olema. Ja teine tähendus on samal ajal see, et ikkagi me otsime selle premium-liiga stabiilsust ehk siis me ei ole päriselt jõudnud sinna veel, et meil oleks siis 10. stabiilne liiga, mis saaks siis kõik koos arenema hakata, et selline nagu see lõplik balanss ei ole veel välja kujunenud, ikka kuskil mingi nõrk lüli tekib, kes siis tahab nagu ära kukkuda, et aga me oleme nüüd need solidaarsusmehhanismid selliselt paika pannud, et aastast 2020 peaks see nii-öelda nõrga lüli aspekt ära kaduma ja läbi siis Jalgpalliliidu finantseeringute 2020. aastal siis 1,7 miljonit aastas Jalgpalliliit suunab siis premium-liiga klubidele ja ka esiliiga B klubidele solidaarsusmehhanismide kaudu ja see peaks andma selle, ütleme, võtma selle nõrga lüli koha ära ja hooaja lõikes peaks andma sellise stabiilsuse, et suures kontekstis, kui me räägime samal ajal meistrite liiga finaalis, siis on jube lihtne öelda, et mis kuradi Eesti liiga, eks ole, et aga jällegi kontekstis siin võrreldavate keskkondadega, eriti Läti ja Leeduga, nemad näiteks on juba aastaid tagasi loobunud 10 liiga klubi süsteemist, nad on loobunud sellest, et 10 korralikku klubi kokku saada, et meie täna selgelt näeme, et 10 premium-liigas lähiajal saab olema, nagu ma kõnelesin enne, selline stabiilne loogika pluss tegelikult esiliiga B. Täna me näeme, et ka teisest liigast neid klubisid, kes tahavad esiliiga B-sse tulla ja kes on selleks valmis, need on täiesti olemas ja ehk siis selline 30 stabiilne ikkagi liigasüsteem on täiesti võimalik selle püramiidi juures, nagu me teda oleme üles ehitanud ja tippklubide duublid pigem täna hakkavad esiliigast ja esiliiga B-st välja langema. Aga lisaks karikavõistlustele näitab Tallinna Televisioon tänavu ka U21 koondise EM-valikmänge ja esimäng juba 8. juunil Põhja-Iirimaaga, et kuidas meil järelkasvuga seis on ja ütleme siin U21 selle turniiri faasis, et milliseid võistkondi võib-olla siin peaks Eesti publik eelkõige vaatama tulema ja kas on seal, ütleme, näeb selliseid tulevasi staare ka, et ka Hispaania koondis näiteks ju tulemas meile? Tõsi, aga publik peaks ikkagi tulema vaatama Eestit ja meie tulevasi tippmängijaid ja mis puutab U21, siis me tegelikult oleme sellest august nagu üle saanud, et 96 sündinute põlvkond, 96-97 on tegelikult nüüd siis mitme tsükli järel selline väga hea vanus, et kust igast mängust tegelikult saab loota tulemust. Aivar Pohlak, tänan stuudiosse tulemast ning edu siis ikka jalgpalli arendamisel. Aitäh ja edu sulle ja teilegi.